Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Sissejuhatus. Täna räägime MacBook Air M2 USB-C kontrolleri kahjustuste tuvastamisest ja parandamisest. USB-C port on kriitilise tähtsusega, seega on oluline selle probleemide lahendamine. Probleemide tuvastamine. Esimene samm on tuvastada, kas probleem on seotud USB-C porti või kontrolleriga. Kui seadme laadimine ei toimi või andmeedastus on aeglane, võib probleem olla just kontrolleris. Tasuta diagnostika. Pakume tasuta diagnostikateenust, et aidata sul kindlaks teha, kas probleem on tõeliselt kontrolleris. Meie spetsialistid saavad kiiresti ja täpselt hinnata, mis on valesti. Valmistamine. Enne remondi alustamist veendu, et sul on olemas vajalikud tööriistad, sealhulgas kruvikeerajad, pintsetid ja antistaatiline matt. Seadmest eemaldamine. Lülita seade välja ja eemalda kõik kaablid. Ava MacBook Air M2, kasutades sobiva suurusega kruvikeerajat. Eemalda ettevaatlikult tagagaas ja pane see kõrvale. USB-C kontrolleri leidmine. Otsi USB-C kontroller, mis asub emaplaadi lähedal. Kontrolli visuaalselt, kas seal on kahjustusi, näiteks põletusjälgi või füüsilisi vigastusi. Kontrolleri testimine. Kasuta multimeetrit, et testida kontrollerit ja porti. Mõõda pinget ja kontrolli, kas see vastab seadme spetsifikatsioonidele. Parandamise võimalused. Kui kontroller on kahjustatud, on mitmeid võimalusi. Vahetus. Parim lahendus on asendada kahjustatud kontroller. Jootmine. Kui probleem on väikestes jootmisprobleemides, võivad meie spetsialistid selle parandada. Hinnapakkumine enne remonti. Enne remondi alustamist anname sulle selge hinnapakkumise, et teaksid, mida oodata. Meie teenused on alati läbipaistvad ja taskukohased. Seadmise kokkupanek. Kui remont on tehtud, pane seade tagasi kokku. Veendu, et kõik kruvid on korralikult kinni ja tagagaas on paigas. Lõppkontroll. Enne seadme taaskäivitamist kontrolli veel kord kõiki ühendusi. Käivita MacBook Air ja testi USB-C porti. Klienditeenindus. Kui sul on küsimusi või vajad edasist abi, oleme alati valmis sind aitama. Pakume ka kodust pealevõtmise teenust, et muuta protsess veelgi mugavamaks. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.